põikame Põlvamaalt aga Virumaale ja läheme külla Martin Müllerile. Seesama koht, kus me praegu viibime siin, see on minu vanaema talu ja vanaema oli mul selline rahva laule, armastas ikka laulda ja laulis hästi palju, nii et me tema põlvede vahel, ma tean, siis sai esimesed laulud lauldud. Ja võib-olla küsimus oli nüüd Pillimehe teest, siis esimene pill, mida ma üldse mängima hakkasin, oli mandoliin tegelikult. Ja siis mandoliiniga sai siis saata erinevate tuuridega oma neid laule, mis siis kas see osa siis vanaema õpetanud oli või mis meeldisid üldse. Ja nüüd Pillimehe teest siis või nagu ütleme lõõtsapillist rääkida, siis tähtis on siinkohal meesterahvas nimega Johannes Madissaar, kelle juures siis mina hakkasin nii-öelda õpipoisiks käima ja pilli õppimas. Tema käest sai siis ka pill ostetud, kõigepealt saigi pill ostetud, natukene seda asja esialgu üks suvi tutkitud ise ja siis ikka ta ütles, et tule siis vaata, kuidas see asi käib ja tema näitas niisugused esimesed nõksud ja ütleme, et suurem töö ikka tuleb endal ise ära teha. Pill on ise 96 tehtud, mina olin siis 9-10-aastane poiss, see on siis nüüd praegu ma olen 26, et see on juba hulk aega tagasi tegelikult. Et jah, mingi aeg mul oli siin alati kombeks öelda, et kui kaua sa pilli oled mänginud 10 aastat, aga nüüd on see automaatselt tiksunud juba üle 10 aasta. Jah, esimesed lood said selgeks, mis olid Madissaare enda repertuaarist, mida ta mulle õpetas, neid ei ole siiamaani kuskil väga keegi teine mänginudki ja siis ma muidugi hakkasin juba ise õppima, mis meeldis ja ütleme lõõtsa sellist repertuaari omandama. Ja asi viis siis nii kaugele, et ma ka olen lõpetanud Pärimusmuusikaakadeemias hiljem, mis oli siis tunduvalt hiljem, kui juba pillimäng tegelikult põhimõtteliselt selge oli. Et see oli selline lisa. Ja nüüd õpetan ise väikestele poistele siis Tapa muusika- ja kunstikoolis ka lõõtspilli. Pähkleid taskust süüese neid, mina käisin koalitieda, kui vaatasin, et vastase mul veel väikene piiga. Nii armase ta ja kallisega, kui väike Nõmme lilleke. Muusikaakadeemiasse ma läksin sõbraga koos nalja pärast sisseastumiskatsetele. Mul ei olnud otsest plaani sinna minna, aga juhtus nagu ikka, on ennemgi sellist nalja olnud. Mind võeti sisse ja sõber, kes oli siis, tema kahjuks pidi tookord välja jääma. Me õnneks omavahel küll sellest riidu ei läinud, aga minule helistas Veljo Tormis, kes siis lõi selle osakonna tol hetkel. Ta oli juba vist aasta või paar oli Pärimusmuusika Tallinnas siis, Tallinna Muusikaakadeemias siis juba toiminud. Enne seda põhiliselt õpiti Viljandis, eks ole, teatavasti. Ja Veljo helistas, et sa pead tulema siia õppima ja ma mõtlesin selle peale, et kui niimoodi, ja loomulikult mu õpetaja Tuuliki Partossik, kui niimoodi juba kutsutakse, siis
siis peab ikka tõesti minema ja kaotada pole midagi, tasuta koht ju. Ütleme niimoodi, et pillimehena annab see juurde sulle võib-olla seda, et sa õpid eristama ja hindama ja aru saama üldse sellest, mis asi on see rahvamuusika või pärimusmuusika ja sa suudad ka seda seostada üldse maailma muusikaga, kogu meie ümbritseva muusikaga. See on kõik nii lähedasti seotud, et need lood ja need jutud ja mängimised. See ütleme on selline asi, mida sa hakkad laiem silmaring, siis võiks ütelda. Tema kutsus tuule mängima ja kaasa lilleorgu. Ja lööbik laulab ja lapsutab, tema tuule minuga kaasa. Ja vastasin ei tulla või mul on nii pikad tükid oi. Mul on nii pikad tükid oi. Tormis ja lõõtspill. Tormis vaatab lõõtspilli muidugi vaatas ja vaatab kindlasti siiamaani ka väga siukse uhke või sellise, ma ei oskagi nüüd sõnastada. Jah, ei oskagi praegu seda sõna välja ütelda, aga tähendab, tema on ikkagi rohkem sellise oma loomingu austaja ja igasuguste muude väikeste instrumentide, mis ta meid seal kõik mängima pani. Et lõõtsaga ma üritasin küll seal vahest ansamblitunnis ka midagi teha, aga siis ta ka palus näiteks ainult bassi poolt kasutada või siuksed huvitavad lahendused olid. No Juuda lihtsalt nägi, talle meeldis see, kuidas ma tool hetkel mängisin ka Muusikaakadeemias ühe loo, mida vanaemaga laulis. Ants oli aus saunamees ja saatsin seda pilliga ja laulsin niimoodi, nagu ta tuli. Ants oli aus saunamees, saun oli paksu metsa sees, hundid kaarud käisid sees, rebane istus katusel. Ai juudi Vallera, juut sõitis Tallinna, kui raha polnud tal, tema sõitis pingi all. Ai juudi Vallera, juut sõitis Tallinna, kui raha polnud tal, siis sõitis pingi all. Jah, Muusikaakadeemias võib-olla mainiks veel ära, et mis minule väga üllatust endale pakkus, et tekkis selline huvi ja tahtmine teha ka lõõtsa peal oma loomingut või proovida ise lugusid teha, mida teatavasti enamasti ikka ei tehta, vaid mängitakse just teiste lugusid. Ja see on loomulikult tore, aga väga, mul on endal ka praegu, kuna ma olen ise õpetajaga muusikakoolis, siis on juba väikestel poistel programmis sees selline ülesanne proovida pilli peal kas või mõnigi takt teha oma meloodiat ja sealt me arendame edasi siis juba täitsa terviku loo. Ja see on väga hea pill oma lugude loomingu tegemiseks, ma ütleks. Minu enda loo oma loomingu pealkiri on, mis on Muusikaakadeemia ajal tehtud, on Teekonna valss. Ja see sündis Tallinnas number 5 bussis. Ja hiljem ma läksin kohe, kus sai pilli mängida ja panin ta siis sõrmede alla pilli peale.